väliskeskkond ikkagi mõjutab meid nagu väga tugevasti, ja me peame seda hindama, et meil on siin tavaks saanud öelda, et me peaksime orienteeruma ekspordile, et me ei tohiks kinni jääda siia koduturgu, et kui me tõesti teeme, et meil tekib nagu idee teha restoran Türi linnas, kui me teeme selle nii-öelda nagu edukalt ära, aga maksimaalne klientide arv on seal nagu väga väike, et kindlasti peaks meil kaasa liikuma mõte, et me võiksime siis samasuguse restorani kontseptsiooni panna paika ka mõnes nagu Hiina linnas. Aga keskkonnamõju on oluline ja keskkond on selles mõttes nagu muutuv. Ja äriidee, mis võib töötada ühes riigis või ühes mingisuguses dimensioonis ei pruugi nagu teises kohas üldse töötada. Et keskkonda peab ka nagu proovima tunda õppida. Et ma ise olen saanud üsna nagu valusad kogemused Ukrainas, kus me proovisime nagu kopeerida meie väga õnnestunud käsiraamatute äri. Et ma olin suhteliselt optimist, et ma valdan vabalt vene keelt, enam-vähem tean, kuidas Nõukogude Liidus asi käis, et Ukrainas käib nagu samamoodi, et teatud eripärad nagu on, aga küll ma sellega hakkama saan. Et tegelikult ikka ei saanud küll. Et see keskkond oli seal hoopis teistsugune ja pärast 6 aastast proovimist me olime sealt sunnitud nagu ära tulema. Ja nüüd oleme me samasugust ärimudelit proovimas Soome turul, mis tundus nagu täiesti lootusetust, mida me siin oma teadmistega sellel Soome turul teeme, et me oleme harjunud nendele vaatama nii-öelda alt üles, aga seal kõik toimib. Ja ma olen äkki avastanud, et Soomes on kõik nagu Eestis, mitte nagu seal koledas Ukrainas. Et sellised nagu keskkonnaõpped on kindlasti nagu olemas. Et mis ei tähenda, et sa ei võiks teha Ukrainas või ka Hiinas äri, kus mul on samamoodi nagu kogemus. Aga seda keskkonnafaktorit tuleb nagu arvestada ja tunnetada, et ma olen ise need nagu vead teinud, et ma arvan, et ma siin ei ole õige nõuandja ütlema, kuidas peaks talitama. Ma arvan, et muutused toimuvad iga päev meile endale märkamatultki. Kui me vaatame tagasi aasta 2 või 5, siis me näeme, kuidas keskkond on muutunud, meie tegevused on muutunud. See on, ütleme, niisugune pidev kohanemine keskkonnaga, muutustega. Et ainukene võimalus muutusi vältida on tegevus lõpetada. Sest küsimus ei olegi mitte selles, et inimesed nii palju muutuksid. See on ka üks põhjus, et kui kliendid muutuvad, siis on nendel teistsugused ootused. Aga lisaks nendele muutuvad ka inimeste soovid. Inimesed tahavad uusi asju. Sellepärast väga paljud ettevõtted on sunnitud kogu aeg tulema välja uute toodetega, et inimesi üllatada, et nende tähelepanu võita, et hoida neid enda küljes. See ei ole lihtne. Autofirmadel on väga raske müüa järgmist autot ja järgmist autot veel. Et kui ta juba 2 tükki on võtnud, siis ta mõtleb, et tegelikult tahaks võib-olla midagi muud. Isegi kui ta ei saa paremat, siis ta saab mingisuguse vahelduse. Ja inimene nagu seda otsib, et ta tüdib võib-olla kaasaegses ühiskonnas isegi liiga kiiresti. Ta ei ole nii bränditruu kui võib-olla näiteks 50 aastat tagasi. Ma võiks öelda, et minul oli see luksus alustada oma äriga majanduse kõige kehvemal perioodil. Mis tähendab seda, et mul ei olnud ühtegi helesinist unistust selle kohta, et mu koolitused on hetkega täis, kui ma kuulutuse kuhugi välja panen. Mul ei olnud ühtegi unistust selle kohta, et see on kuidagi kõik teavad ja kõik tulevad ja et see on nagu õudselt lihtne, eks. Et ma alustasin täiesti sellest kõige viletsamast kohast, mis tähendab seda, et igasugune nagu positiivne asi on ainult rõõmu teinud. Et minu arust vist öeldakse ka, et tavaliselt jätkusuutlikumad on need ettevõtted, kes alustavad kuskil seal kriisi ajal, et neil ei ole nagu seda
noh, seda nagu ülevoolavuse ootust olemaski, et me oleme nagu kogu aeg valmis kriisiks ja me teame ka seda, et kui me siis saime hakkama, siis täpselt samade tööriistadega saame me hakkama ka järgmise kriisi ajal. Väliskeskkonna uurimisel võib teha järeldused, millises arengustaadiumis konkreetne turg on, kas toode võib omada potentsiaali, kas turg on valmis seda vastu võtma, noh, kas tõukerattaid Venemaale müüa on mõtet, kui seal ei ole ühtegi teed, kus saaks tõukerattaga sõita ja nii edasi, et loomulikult see keskkond on väga oluline. Kui me keskkonna all mõtleme seda kohta, kus on kliendid, kes meie teenust või toodet ostavad, siis üks asi võib ühes keskkonnas töötada ja teises mitte, see on üsna ilmselge. Kui noor ettevõtja soovib alustada ja idee on innovaatiline, siis ilmselgelt tuleb ikkagi keskkonnaga arvestada, et kas see keskkond on valmis seda ideed vastu võtma. Et ei ole ju mõtet luua ideed ja 5 aastat sellega tegeleda, sinna raha ja aega alla panna, aga ilmselgelt on kuskil tehtud midagi valesti, et kas siis see keskkond ei ole selleks sobiv, riik on väike, seal võib olla ka muid tegureid. Eestis võiks olla natukene rohkem tarbijaid ja tarbimine võiks olla kasvutrendis, et Ameerika Ühendriikides, ma olen seda näidet mõned korrad toonud ka, 1900 või 1790 elas 4 miljonit inimest ja 100 aasta pärast elas juba üle 100 miljoni inimese. Seal toimus 100 aasta jooksul meeletu sisseränne, sigimine ja siis on vaja uusi kortereid, autosid, kõike ja turg kasvab. Ja Eesti häda ongi see praegusel hetkel, et meie turg ei kasva. Ja kui turg ei kasva, siis ei motiveeri see uusi ettevõtteid tulema, äri arendama, käib niisugune rahulik paigal tammumine, et isegi ütleme niimoodi, et isegi teatud mõttes väike kahanemine, et selles suhtes, et saab vähem äri teha kui varem. Nii et selles mõttes on natukene kurb. Aga ma arvan, et nagu tuleb kevad ja tuleb sügis, et kui praegu meil on, ütleme, sellise rahvastiku kasvu osas selline talveaeg, et küll tuleb kevad ka. Eestis on hea äri ajada, Eesti on väga selline ärisõpralikud maa ja ühiskond aga Eesti probleem on, et Eesti turg on väga väike ja sellepärast nii ärid, kes tahavad suureks kasvada, nii neil on vaja ka Eestist välja kasvada ja teab seda, et Eesti turg ei ole piisavalt suur, et selle abil saaks sellised suured ärid ehitada. Siin võiks hakata kritiseerima mida iganes alates maksuametist, valitsusest, kõrgetest maksudest ja millest iganes, aga tegelikkuses mitte. Võib-olla ainuke takistus on lihtsalt turu piiratus. Ma arvan, et Eesti on üks lihtsamaid kohti äri ajada üldse. Meie õigusruum on suhteliselt soodus ettevõtjale, meie maksukoormus on küll väga kõrge, just tööjõumaksude koha pealt. Aga üldiselt on meil ikkagi vabadus tegutseda, meil on suurepärased võimalused alustada, me võiksime seda nii-öelda maailma mõttes palju rohkem ära kasutada. Mulle väga meeldib see idee, mis ma arvan, et Sten Tamkivi oli see, kes selle kunagi välja ütles, et me võiksime eesmärgiks seada 40 miljonit kodanikku, et kõik, kes seovad oma äri ja tulumaksu Eestiga, võiksid olla Eesti kodanikud, et läbi selle, kui lihtne Eestis on ettevõtet alustada ja kui hea keskkond siin on, võiksime me kasvada 1,3 miljonisest riigist tõeliselt märkimisväärseks tegijaks.
ma arvan, et ei ole üldiseid takistusi, mis ettevõtjate ees on. Ja ma arvan, et äri ajamine on nagu selles suhtes ju hästi või vähemalt äri alustamine on hästi lihtsaks tehtud. Sul on kõik võimalikud toetused, noh, sa võid küsida Töötukassast, sa võid käia erinevatel koolitustel, sa võid saada starditoetust ja kasvutoetust ja saada mentorit ja käia, kui tahad eksportida, siis käid mingitel reisidel, kus sulle sisuliselt tuuakse potentsiaalsed huvilised kohale ja nii edasi. Et kui seda võrgustikku nagu ära kasutada, siis minu meelest on see nagu üsna lihtne on nii-öelda õppida, areneda ja selle toel kasvada ja liikuda. Noh, disaini valdkonnas loov Eesti programm uute äriideede tekitamiseks, kõik võimalikud, ma ei tea, ajujahid ja Mektori ja Prototon ja Prototron või mis see on, eks ole. Et kõik need asjad on nagu väga head tugisüsteemid, et kui ma vaatan mujal riikides, siis seda praktiliselt ei olegi. Võib-olla see asi, mida nagu veel rohkem tahaks näha või ma arvan, et mis on võib-olla keerulisem, ongi see, et minu meelest on üsna suur nagu lahe nii-öelda Eesti selliste nagu suurte tuntud ettevõtete ja ettevõtjate ja siis nende alustavate vahel. Et kuidagi nagu neid kokku viia või seda kompetentsi nii-öelda noh, seda suuremate kompetentsi kasutada nende väiksemate jaoks ja väiksemate arendamise jaoks, kompetentsi, kontakte. Noh, Eestis ei ole veel väga seda, et mul oleks näiteks ettevõttes oma nõukogu. Noh, nõukogu, kes lihtsalt tuleb kokku, aitab mul strateegiat arutada, võib-olla nad ei olegi investorid. Noh, kui mul on nagu investor kaasatud, et siis tema kindlasti tahab seal olla. Aga kui mul ei ole investoreid, noh, siis tegelikult võiks olla ka hulk inimesi, kelle ma kaasangi selleks, et arutada. Noh, võib-olla paar korda aastas, mis me strateegia on, mis meie plaanid on, kuidas me veel parandada saaksime. Et just nimelt seda kahe poole nagu kokkuviimist. Noored ettevõtjad on pisut arad nagu pöörduma nende vanemate poole ja vanemad võib-olla on pisut arad otsima, et kulge, et ma tahaks teid aidata, et kuidas ma seda teha saan, et neid nagu kokku viia. Aga see on selline noh, nagu lisa, mida veel anda saab, aga ma arvan küll, et tegutseda on lihtne. Tõenäoliselt ma ei tahaks olla hetkel ettevõtja mõnes riigis, kus seadused on segased ja kus läbipaistvus on olematu, kus otsuseid ja positiivsed ärilisi otsuseid on võimalik saavutada ainult mingitel, ütleme, hallidel viisidel, kus rahandus on korrast ära ja nii edasi. Et selles mõttes ma arvan, et Eestis ettevõtja olla on pigem hea kui mitte. Kindlasti takistab Eesti väiksus ühelt poolt, et meil on nii-öelda nišiettevõtetega on selles mõttes nagu raskem. Ja mingil määral võib-olla ka maksupoliitika, et väga vähesed nii-öelda alustavad ettevõtted ikkagi suudavad nii-öelda lõpuni edukad olla. Aga muidugi hästi palju oleneb ka selle ettevõtte juhtkonnast loomulikult, et kui võimekad nemad on. Et ma arvan jah, et tegelikult on päris palju kinni ka endas, et kui ambitsioonid on suured, tahe on, siis saab ka kõik nii-öelda takistused ületatud. See on väga raske küsimus, sest kui me räägime näiteks ettevõtte loomisest, alustamist puhtalt tehnilisest küljest, siis Eesti on selleks väga hea koht. Kui me räägime nagu sellisest tegelikult ettevõtte nagu sisulisest loomisest, siis Eesti minu arust väga hea koht ei ole. Et selgelt USAl on omad eelised. Kui me räägime just sellisest inimeste avatusest, et kuidas sul on võimalik leida oma valdkonna spetsialiste ja väga häid inimesi, oma valdkonna tippe, minna nendega rääkima ja inimesed on valmis sind aitama. Me oleme Eestis kogenud päris mitmel korral tegelikult küsides abi näiteks mõnda suurde ketti minemisel siis, et vastus on pigem, et kas minu nõustamistund on nii kallis, et ei jõua seda osta või midagi sellist.